ma usun, et täna on natuke võib-olla teistmoodi koosolek ja ma usun sellepärast, et me ei ole võib-olla selliseid koosolekuid teinud eriti palju, aga me võiks neid ikkagi aeg-ajalt teha. Ja kui alguses ma natuke jagan Jumala sõnast, sa võid lükata selle käima ka seal talvestama. Apostlitegude 13.1, ma jagan väga pikalt. Mis asi see issanda teenimine on? Ja tegelikult natukene laiemalt ka lisan siia juurde ka võib-olla Jumala otsimise kui sellise. Apostlite 13.1 ütleb niimoodi. Aga Antiochias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid Barnabas ja Siimon, keda hüüti Nigeriks, ja Lukius Kyreenest ja Maanajan, kes 4 vürst Herodesega ühes oli üles kasvatatud, ja Saulus. Kui need issandad teenisid ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Siis nad paastusid ja palusid Jumalat ja panid oma käed nende peale ja saatsid nad teele. Nüüd sa võid näha, ta ütleb selle konkreetse situatsiooni kohta niimoodi. Ta loeb need nimed ette, kes seal koos olid koos ühiselt. Kui sa vaatad tegelikult, siin on öelnud, et seal olevas koguduses oli prohvetid ja siis ta hakkab lugema. Ja siis ütleb, kui need issandad teenisid, nüüd me ei tea, kas seal tegelikult oli, võib-olla oli isegi kogudus juures. Selles mõttes, et mitte ainult see väike grupp koos, vaid seda võis olla kogu kogudus, aga nemad olid nagu seda asja juhtimas. Me ei tea täpselt, okei, see põgi määrab võib-olla. Aga kui nad teenisid issandat, ta ütleb, ja paastusid. Nüüd selleks, et seda võiks paastuks lugeda, pidi olema vähemalt üks söögikord, mille nad vahele jätsid. Nii et korra ma mainisin just eelmine kord, kui ma seda sama kirja kohta rääkisin, vahel inimesed arvavad seda, et paastumine peaks alati kestma, ma ei tea, päevade viisi või taolist. See ei ole alati väga tark, kui sa lähed kuskilt sealt, ma ei tea, kui 3-4 päevast isegi edasi juba, see ei ole väga praktiline enam. Nüüd iva on selles, kuna sa paastumisega ei vääna Jumala kätt selja taha, et Jumala käest midagi kätte saada, vaid see on selle jaoks, et sina võiksid olla tundlikum Jumalale ja võiksid kuulda Jumala käest, mis Jumalal on. Ja see on see asja põhjus, et sa tegelikult talitsid oma liha selle sama paastumisega. Nüüd, aga ta ütleb, kui nad issandad teenisid. See on päris huvitav väljend, kui sa veel otsid Uues Testamendis ringi, siis sa avastad seda sama sõna ja isegi kui sa lähed nii-öelda algteksti sõna juurde, et korrektselt täpne olla, siis selles räägitakse tegelikult preestrite ohvriteenistusest Uues Testamendis, viidates Vana Testamendi ohvriteenistusele. Siis kasutatakse seda sama sõna. Just räägitakse ka Jumala või issanda teenimisest siis. Nüüd ilmselgelt ta ei ütle siin seda, et me peaksime hakkama Vana Testamendi ohvriteenistust tegema. Ja see ei ole see, mis nad tegid, vaid tegelikult see räägib just väga paljus ka ohverdamisest ja räägib ka Uue Testamendi just sellest ohvrist. Ja Piibel räägib sellest, et me peaksime tooma kiituse ohvrit Jumalale. Amen. See on üks ohver, mis me peaksime tooma. Ja üks ohver, mis võib-olla see siin otseselt ei pruugi olla, aga Piibel räägib ka sellest ohvrist kui andmisest tegelikult. Aga nüüd seesama, kui nemad vanas lepingus ohvriteenistust tegid, siis Jumalal konkreetsed viisid ja reeglid paika pannud, kuidas see ohvriteenistus pidi välja nägema. Nüüd, ja see oli üsna konkreetselt Vanas Testamendis paika pandud väga detailselt. Nüüd meil Uues Testamendis on ka tegelikult paika pandud, mismoodi meie ohvriteenistus peaks välja nägema või see, kuidas me teenime issandat. Piibel ütleb meile, et me peaksime tegema seda, ülistama siis Jumalat vaimus ja tões. See, mis Jeesus on konkreetselt meile õpetanud ja see on antud meile eeskujuks. Nüüd see kõik võib-olla ei sisalda eneses kõiki nüansse võib-olla, mis selle sees võib olla, aga see on väga paljus just ka selline kindlasti Jumala ülistamine, Jumala tänamine, aga väga paljus võib aru saada ka siin selles kontekstis, see ei sisalda otseselt tingimata seda, et sa oled midagi nagu Jumala käest palumas. See, et nagu öeldakse, sul on mingi nagu palvekoosolekul, meil on mingi palveteema ja me palume konkreetseid asju, palume seda, et selle situatsioonis otseselt see ei sisalda selles mõttes, et sa midagi oled palumas, midagi konkreetset asja. Samas ei ole keelatud, siin võib olla mingil kombel palve, aga see on rohkem võib-olla ka selline tänupalve ja ülistus ka samas selle asja sees. Ja nüüd mõni võib-olla vahel ei ole harjunud Jumalat kiitma ja ülistama niimoodi
kui sul ei ole nagu laule nii-öelda ees, me oleme harjunud sellega, et meil on laulud, meil on pillimängijad ja pillimängijad või mis iganes, siis me laulame neid samu laule kaasa. Aga piibel ütleb Efesuse kirjas, et saage täis vaimu rääkides isekeskis psalmide ja kiituse viisidega ja vaimulike lauludega ja lauldes ja mängides issandale kannelt või siis tehed meloodiad issandale oma südames ja kõige eest tänades Jumalat ja Isa. Ja siis ta räägib ju tegelikult, seal ta otseselt ei räägigi kirjutatud laulude laulmisest tingimata, mitte et see vale oleks seda teha. Aga see näeb seda, et meil peaks olema harjumus ka Jumalat kiita, tänada ja ka Jumala ees ka rääkida või laulda välja ka isegi vahest psalmides. Sa lased tulla nendel asjadel esile, mis sinu südames on ja sa räägid välja või laulad ka nii-öelda vaimulike lauldega, see tähendab seda, et need on sageli pühast vaimust inspireeritud koha peal saadud laulud. Nii et selles mõttes, ja piibel, Paulus ütleb ka, et ma tahan paluda vaimus ja tahan paluda mõistusega, siis ta ütleb ka, ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda ka mõistusega. Nüüd järelikult on olemas selline asi nagu laulmine vaimus. Ehk siis sa laulad kas siis just, piibli kontekstis näeme, et see on siis tegelikult võõrastes keeltes laulmine, aga see võib sisaldada enes ka seda, kus püha vaim on inspireerimas neid sõnu, mida sa oma emakeeles välja kas laulad või võid ka rääkida, kui sa ei tunne ennast laulmises väga tugevalt. Sest et ta ütleb ka, et psalmides kiituse viisidest me võiksime rääkida, nii et selles mõttes see võib ka rääkimises olla. Nii et see sama issanda teenimine on väga lai skaala võib-olla asju, mis me teeme. Aga kindlasti alati üks asja juures peab olema seegi mingil kombel, Jumal ikkagi eeldab seda, et keegi inimene ikkagi võib asju juhtima mingil kombel, sest vahet vahel inimesed võib-olla ei oska selles asjas kohe sisse astuda. Ja eks ma mingis mõttes ise olen ka nagu nii-öelda sellises pinnases, kus ma ei ole väga võib-olla asjaga tuttav, aga et ma pean ka lihtsalt nii-öelda otsima Jumalat selle asja suhtes ja tegema seda, mis mul hetkel südames on. Nüüd aga üks asi, mida see kindlasti ka sisaldab, sa võid laulud 34.5 vaadata korra. Laulud 34 ja 5. Ma olen siin nüüd pühapäeviti seda sama kirja kohta päris palju lugenud, aga loeme, siin on midagi muud ka huvitavat sees. Laulud 34 ja 5 ütleb, ma otsisin Jehovat ja tema vastas mulle ning tõmbas mind välja kõigist mu hädaohtudest või hirmudest siis, kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja enda nägu ei tarvitse punastada. Kas sa märkad, et ta kasutab väljendit otsisin ja siis ta ütleb vaatas või vaatan, need, kes vaatavad. Ja me näeme, millest sa räägid tegelikult tähelepanu pööramisest. Nüüd, kui sa midagi otsid, ma ei tea, kindlasti sa oled oma elus pidanud mingisugust asju vahest otsima. Mingi asi on sul kuskil kas kadunud või sa oled selle kuskile pannud, aga täpselt ei tea, siis mis see tegelikult tavaliselt tähendab? Sa hakkad nagu öeldakse käima neid nii-öelda sinu jaoks võib-olla loogilisena tunduvaid kohti läbi ja kui sa neid ei ole, siis sa vähest käid lihtsalt läbi ja vähest ka see otsimine on see efektiivsem, kui sa teed seda väga tähelepanelikult. Mitte niimoodi nagu, meil vahetevahel on kodus selline huumor selle ümber, et kui mingi asi on kuskil kadunud või naine ütleb, et kui see on seal, siis mees teeb lihtsalt sahtli lahti ja vaatab korra sisse, ütleb, ei ole, paneb kinni tagasi. Nüüd, see ei ole päris see otsimine, mida Jumal ootaks meilt. Et sa lihtsalt korraks teed lahti ja vaatad, et kuule vist ei ole, mis iganes, paned ukse sahtli kinni. Sa pead võib-olla asju vahest tõstma, sa pead vahest võib-olla vaatama asja taha ja siis kui ta ikkagi seal peaks olema, siis ta ikkagi on tavaliselt seal olemas ka. Nüüd, see sama otsimine, see sisaldab ikkagi asjasse süvenemist, see tähendab ka süüvimist. Ja see ongi sama, et sa lihtsalt oled ühes sellises ootuse hoiakus, igatsuse hoiakus ja ka tõesti selles mõttes, et Jumal võiks, nagu me nägime selles eelmises kirjakohas, et kui tal on ka midagi kõneleda, siis ta võib kõneleda. Nüüd saame aru, on vahest mõningaid asju, mida Jumal kõneleb otse sulle. Ja vahetevahel on see, mis võivad tulla siis kas prohvetliku sõnaga või võõraste keelte ja tõlgitsuse kaudu või mingil kombel, kus räägitakse välja, kus see on nagu kas kõigile suunatud või vahetevahel see võib olla spetsiifiliselt, aga siis see nagu kuidagi adresseeritakse nagu. Aga et vahetevahel ka sellises situatsioonis, et sa sellises hoiakus oled ka, et sa ei oota seda, et nüüd pastor peaks nüüd midagi prohveteerima või rääkima mingi sõnumi välja. Ei, see võib tulla sinu südamesse ka esile, mingi asi. Ja üks tarkus ei ole üldse paha. Jäta endal käe pärast ka isegi selle sama ajal, kui me siin on ülistamas, võib-olla mingisugune viis, kuidas sa saad seda enda jaoks kirja panna, kui miski asi kerkib üles, see ei ole üldse paha.
kui sa oled kaasaegsem inimene, võib-olla kirjutad mingisse mobiili või asendusse sisse, kas muidugi ära hakka kogu nüansse kirjutama, kirjuta võib-olla märksõnad, et sa pärast tuleb talle meelde, aga et sa nagu ei peaks keskenduma niivõrd ennast kõrvale tõmbama sellest kiitusest ülistusest, aga siiski, et kui Jumal midagi annab sulle, et sa selle mingil kombel enda jaoks salvestad või kui sa kasutad ikkagi kirjutusvahendit ja paberit või midagi taolist, siis ei ole ka paha, kui süke asi on käe pärast, sa saad selle enda jaoks üles märkida jällegi mingi märksõna või asja, et see asi mul tuli südamesse ja vahest on ka mingid küsimused. Ja saame aru, kui me vaatame Apost tegutsuse tagasi, see kirja koht 13, siis ta ütleb nende kohta, et eraldage mulle tööle, milleks mina tulen kutsunud. Nüüd sõna kutsunud ei ole mitte tulevikus, vaid see on minevikus. Ehk siis, ma eesti keeles isegi kuulnud, kas mingi enne minevik on olemas isegi või? Mis iganes, las ta olla. Ma ei ole spetsialist. On või? Täisminevik, okei. Ta on igal toimunud see asi. Igal see on toimunud see asi konkreetselt ja ta ütleb seda, et nagu olen kutsunud, järelikult nad olid seda kutset juba kuulnud oma südames. Aga nüüd oli tegelikult ajastuse küsimus. Ja see on ka üks asi, mis vahest me võime just saada sellistes aegades, kus sa oled Jumala ees, sa saad ajastuse mõndele asjadele, mis sul on südames keerelnud. Et seda peaks tegema ja see on minu ülesanne või see on see, mis ma peaksin tegema, aga sa ei ole teadnud millal ja mis see õige aeg on ja nüüd kerkib sul see ajastus ülesse. See ei tähenda tingimata nüüd alati kohe, see võib tähendada ka mingi konkreetsema ajastusega muul kombel. Ja et selles mõttes see ei ole paha seda jälgida. Nüüd ma jäin pooleli. Vaata korra 11. salm samas 34. laulus ütleb, kartke Jehoovat teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudus, see on 10. tegelikult. Ja see ütleb, noored lõukoeradki närbuvad ja on näljas, aga kes Jehoovat otsivad, neile puudu mingid head. Kas märkate, ta ütleb Jumala kartlike kohta, et neil pole millestki puudust ja siis ta ütleb ka Jumala otsijate kohta, et neile puudu mingid head. Nüüd me näeme seda, et selline hoiak, kui sa oled Jumalat otsimas, see peaks olema üks positiivne asi. Järelikult selliseid aegu on sul vaja. Ja sellepärast meil on vaja ka neid teha ja mingis mõttes ma tahan ka selle koosolekuga inspireerida seda, et sa mitte ainult ei ole siin seda tegemas, vaid et sa ise ka võtaksid sellised aeg, kus sa oled Jumalat otsimas, kus sa ei ole spetsiaalselt midagi konkreetset tingimata palumas, sul ei ole palve teemad, sa ei ole mingi asjade ees seismas, mis ei ole vale, aga vaid sa oled Jumalat otsimas, sa oled ülistamas ja sa oled ootamas, et kas Jumalal on midagi rääkida. Nüüd üks asi, mis me peame ka arvestama ka selles koosolekus, ma igaks juhuks ütlen, siin võib olla ka mõningaid aegu, kus me oleme sõna otseses mõttes vait. Et sa ei oleks nagu vahest inimesed on niivõrd harjumatud selle suhtes, et nagu miks midagi ei toimu, miks midagi ei öelda, miks mingit häält ei tehta, miks vaikus. Ja me peame õppima vahest olema ka ise vait Jumala ees. Meil on, praegu plaksti tule meeldegi, inglise keeles ta isegi ütleb, et ole vait ja tea, et mina olen Jumal. Ma ei tea, kuidas eesti keeles iganes ütleb, see kirjakoht, üks kirjakoht ütleb niimoodi konkreetselt. Just see sama, et sa oled vait Jumala ees. Sa oled vaikimas ja sa oled ootamas ja tead, et Jumal on, tema on vägev, tema on suur. Ja sa oled ootamas ja sellel ajal, nüüd sa ei pea otsima oma meeltega või oma kõrvadega loomulikus mõttes, kus ma midagi nüüd kuulen, kas ma midagi toimub, vaid sa oled ärkvel või ka innukalt igatsemas ja sa oled nii-öelda valmis kuulma, mis Jumal sinu südamesse võib panna selle ajal. Amen. Või sa lihtsalt ootad. Vaatame ühte kirja kohta veel, mis on tuntud meie jaoks. Jesaja 40 ja 28. See läheb ka just sellesse samasse teemasse tegelikult. Jesaja 40, 28. Ütleb, kas sa ei tea, kas sa ei ole kuulnud, igavene Jumal Jehova on maailma otste looja. Tema ei väsi ega tüdi, tema mõistus on uurimatu. Tema annab väsinule rammu ja jõuetule palju jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad. Aga kes ootavad Jehovat, nüüd mõned tõlked kasutavad selle ootamise koha peal veel teisi sõnu. Üks neist on otsivad ja üks on igatsevad.
Just laiendatud tõlge vist toobki neid ritta. Ootavad, otsivad ja igatsevad. See sama sõna otsima tuleb siit ka juurde. Need saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi ja nad käivad ega väsi. Nüüd uus ramm tähendab kaasaegsemas keeles siis uus jõud. Amen. Uus jõud. Nüüd see võib tulla sulle füüsiliselt ja see võib tulla sulle ka vaimses mõttes. Ja vaata vahel mõned inimesed annavad just ka lihanõrkustele just sellepärast järgi, et nende vaimne inimene on muutunud nõrgaks. Ja üks või puudulik element võib olla just seesama, et neil pole neid aegu, kus nad on Jumala ees ootamas. Ja vaata vahel on ka see, et see on tänapäeva üks tõsine probleem on see, kus inimesed on nagu orav rattas. Nii-öelda, ütleme, sama aru, kui sa oled töötav inimene, et sul tuleb tööl käia, ütleme, kui sul on klassikaline tööaeg 8-5, sa oled tööga tegelema selle asja juures. Aga vaata, vahel võivad olla mingisugused muud asjad, mis tuleb nüüd see asi ja teine asi ja vahel sul on vaja õppida, nagu öeldakse, see aeg maha võtta ja kõik lülitada välja. Üks asi ma igaks juhuks ütlen, et su mobiil oleks kindlasti välja lülitatud, ma loodan, et ta on juba välja lülitatud. Ja tark on ka, kui ta ei saa sul liiga palju igasuguseid märke ja märguandeid sul selle ajal anda ka, et sa oleksid nagu häiritud sellest. Ja et sa nagu öeldakse, saad tegeleda sellega, mis on oluline praegu. Oodata Jumala ees, otsida Jumalat, ülistada teda, austada teda. Ma siit rohkem meegelt ei jagagi, aga ma ise, mul on üks siiski tunnistus, äkki juba saab selle asja korraldada, et sa võid Joosep tulla äkki siin ikkagi sündi taha ju kohe, kes iganes saab sinna puldi taha minna, et vahetada neid pilte, kui vaja on. Aga et ma lihtsalt annan sulle ka märku ja mis iganes kombel. Et mis kombel iganes me siis tegutsemast, et ega ma ka täpselt ei tea. See on see lihtsalt, mis me hakkame tegema, hakkame Jumalat ülistama, Jumalat austama. Ja sa võid, ma arvan, et tõusta üles, aga ma ei ütle seda jäigalt, et sa pead kogu selle aja tingimata olema püsti, aga eriti kui see võib-olla on ebamugav nii pikalt seista. Aga me võime alustada vähemalt sedasi. Halleluuja. Ja me lihtsalt teenime issandat, me ülistame teda. Ja üks asi, esimene asi, mis mul tuli, kus ma arvan, kus me peale hakkama, su elus on erinevaid asju, mis Jumal on sinu jaoks teinud. Mõningad asjad, mis on sõnas juba kirja pannud ja mis on vahest me peame nii iseenesest mõistetavad, et me täname lihtsalt Jumalat nende asjade eest, mis ta on meie elus teinud, mis ta meil on andnud, mida sõna ütleb isegi, mis ta on sulle andnud, igavese elu, pääste, väga paljusid erinevaid asju. See võib olla isegi inimesed, kes sinu ümber on ja erinevad asjad, mis ta iganes sulle on andnud, sind materiaalselt õnnistanud, lihtsalt tänada nende asjade eest. Ja see on oluline seda, et sina oma suusõnadega teed seda. Ma ei pista sulle otseselt mikrofoni sinu suu ette, et sa pead kõigile kuuldavalt neid asju tegema, aga siiski, et sinu enda kuulilt kõlab see tänu Jumalale. Halleluuja. Tänu su isa. Isa, ma tänan sind, et sa oled nii hea. Sa oled nii helde, sa oled nii armuline. Kiitus sulle, ülistus sulle, austus sulle. Isa, ma tänan sind, et sa oled igavese elu. Tänu sulle, isa, ma olen teel taevas. Tänu sulle, isa. Tänu sulle seda kõige hea eest, mis sa oled andnud. Tänu sulle, isa, et ma ei ole üksi, ma ei ole hüljatud, ma ei ole kõrvale heidetud. Tänu sulle, isa. Sina oled mu ligi, sina oled mu kõrval, sina oled kogu aeg minuga. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, et ma võin tulla julgusega sinu ette, kes oled kuningate kuningas, sina, kes oled isandate issa, sina, kes oled vägev Jumal, sina, kes oled helde Jumal. Tänu sulle, isa, et sa oled Jeesuse verevärgi puhastanud kõigest ülekuulust, puhastanud ja andeks andnud mulle minu eksimused. Tänu sulle, isa, sa ei tuleta meelde mulle enam eksimusi, sina oled mind vabastanud kõigest kuratlikust sinukest. Tänu sulle, isa, sa oled andnud mulle vabaduse ja kiitus. Tänu sulle, isa, selle eest. Tänu sulle, isa, et ma käin sinu teedel, käin sinu liiolus, käin sinu auhiiluses, sest sina oled mu ligi, sina oled mu kõrval. Kiitus sulle, kiitus ja ülistus sulle, et mul pole millestki puudust. Halleluuja, tänu sulle, isa, mul pole millestki puudust. Kiitus sulle, isa, ülistus sulle, isa, austus sulle, isa, tänu sulle, isa.
tänu ja austus sulle, kiitus sulle, isa, sina oled mu ligi, tänu sulle, isa, ma võin käia sinu teedel ja mõista sinu plaane, mõista sinu igatsusi, ootusi minu jaoks. Tänu sulle, isa, pääste eest, tänu sulle, isa, et ma täna elan juba päästest, täna juba käin selles, tänu sulle, et ma olen päästetud haigustest, ma olen päästetud kõigest vaesusest, kõigest puudusest, ma olen päästetud kõigest rõhumistest, ma olen päästetud ja mul on rahu. Isa, ma tänan sind, sa oled andnud oma rahu mulle, sinu rahu on minu südames, sinu rahu on mulle andnud, sinu rõõm on rohkesti, sinu palges, see rõõm on minu südames, tänu sulle, isa, et mul ei ole millestki puudus, sest sina oled minu karjane, sina oled minu koos käimas, sina oled minu juhtimas, sina juhatad ja juhid, sina käid mu kõrval, tänu sulle, isa, ülistus sulle, austus sulle, kiitus sulle, isa, kiitus sulle, isa, kiitus ja ülistus sulle, austus sulle, tänu sulle, isa, tänu sulle, isa, kiitus sulle, isa, kiitus sulle, isa, tänu sulle, isa, tänu sulle, isa, tänu sulle, kiitus sulle, isa, tänu sulle, isa, et sa mulle imelise perekonna andnud, tänu sulle, isa, inimeste eest, kes oled minu ümber toonud, tänu sulle, isa, isa, et sa oled õnnistunud rohkesti, õnnistunud rahaliselt, sa oled õnnistunud tervisega, õnnistunud ja hoolitsenud minu eest, tänu sulle, isa, kiitus sulle, isa, tänu sulle, isa, tänu sulle, Jeesus, et sina oled surnud minu eest ja kandnud üle patud ja just enese peal, tänu sulle, isa, Jeesus, et sa oled andnud mulle vabaduse, tänu sulle, isa, et sina kannatsid minu eest, et mina ei peaks kannatama, sina oled andnud mulle vabaduse, sina oled see, kes on kinkinud mulle igavese elu, tänu sulle, isa, tänu ja kiitus sulle, isa, ülistus sulle, austus sulle, austus ja kiitus sulle, isa, võin sinu poole vaadata ja sind tänada, kes sa oled kuningate kuningas, sind, kes sa oled vägev Jumal, kes sa oled mu kõrval ja kes sa ei lahku, kes sa ei hülga mind ja kes sa ei jäta mind maha. Sina oled mu kõrval igal hetkel ja sinuga koos ma võin käia. Sina oled mu ligi, sinu läheduses on täiuslik rõõm, sinu liiolus ma võin tunda rahu. Tänu sulle, isa, et sina oled kinkinud mulle kõik hea. Austus ja kiitus sulle, kes sa oled vägev, sina, kes sa oled kuningate kuningas, kelle läheduses ei puudu miskit head. Sinu poole ma võin vaadata ja teada, mis ees mind ootab, sest see tee, mis sa oled minu jaoks valmis pannud, see on hea, see on õnnistuste tee. Need sammud, mis sa oled minu jaoks valmis pannud, ma võin neid käia ja mõista ja teada. Tänu sulle, seepärast ma võin julgusega sinu ees seista ja teada, et sinu läheduses on täiuslik rõõm ja mul ei puudu miskit hea. Sinu liiolus olen ma kogu aeg ja sinu lähedus hingab mulle, su auhiilus hingab mulle. Tänu sulle, isa, ülistus sulle, austus sulle, kiitus ja tänu sulle, isa. Sa ei lahku minust ega jäta mind maha, seepärast võin teada, et sina oled mu issand, sina oled mu kuningas, sina oled isandate issand, sina oled auline Jumal. O grandes tasafon, si pralentöösen trasina, sin pokraöveres tuuse partise fa, sin kraliisera tuuse parte misastra, sökrovidases desinatre tuuse parte deky, sokroviteederes tösi kröderes tösina, la prediköderes indras tösi kruat de flastra mör, sino qualdre töni kubret desi krastas töse kristafo, sapo koderes timo ko prösinastras te, sapo ko obratas te, žekro de male krista, prokele vyste krövidas
särada rõõmust. Tänu su isa. Tänu su isa. Tänu su isa uue jõu ja tugevuse eest, mis on istutud meisse. Tänu su isa uue rahu eest. Tänu su isa. Isa, et me võime tõusta ja joosta ja teha seda, mis meil on vaja teha. Omades tugevust, omades stabiilsust, omades kindlust, kõige selle sees. Tänu su isa. Tänu su isa. Ülistus sulle. Sampranida, Sikroviasta, Sivakuardistra, Sambokoridesi krösta, Simokrolika pakaristra, Sikra andekosi kuabridese krösta, Sivakubrele keretuse kuafaridese, Abakuredese tese, Sankralise kröstofobiase, Stankrapala zinterese, Somikeese poakrinda farikeesa ritose prasta, Apregiduasestas vastra, Sampa kuabredes tiiseresta, Senka poodres tegi akredia, Sa aaka aladredese kriisi valmistre nekubleedre, Sovikere testoise kroosi veesere propire testra, Sopire keesere tomika tühke valgride köstuse vastra, Impo korre destrese krastave koa, La privo kuares teega, Sopredi kabreles teesa, Las libra kindra, Kompreli desta foni kempra destundra, Kyse pasta, Inkro desteise kvapredastra, Inkro
sulle kuulub au, sulle kuulub kiitus igavesti. Sulle kuulub au, sulle kuulub kiitus, sulle kuulub au, sulle kuulub kiitus, sulle kuulub au, sulle kuulub kiitus igavesti. Sulle kuulub au, sulle kuulub kiitus, sulle kuulub au, sulle kuulub kiitus, sulle kuulub au, sulle kuulub kiitus igavesti. Rempaniste, si fa qua, rimponete, se fa la coudre, paste, zinfolin pa, ricco pa, ristemi endra, quatri introsi pa, neste eva qua, ripocu, rattesinu, laste percu, rapoche intra, centronese, i cafolatuse, trico padre, semicroste, inikestra, symfonisetreste. Kui tulete mu ette aukartuse, ootuse ja igatsusega, te saate nägema palju suuremal määral, et minu auhiilgus tahab teie seas esile tulema. Kui aukartus ja austus minu suhtes saab taas üles tõstetud ja inimeste südametes on aukartus ja austus selle suhtes, mis ma olen tegemas, minu sõna ja minu töö suhtes ja minu inimeste suhtes ja minu sulaste suhtes, siis see, kes mind austab, neid asju austab, saab ka austatud ja see saab kogema ka minu ligiolu ja seda peetakse ka väärtuslikuks ja kellekski, kellele ma tahan jagada rohkesti imesid, rohkesti tunnustähti, rohkesti ka varustust, materiaalset ja ka mittemateriaalset, kõike, mis on vaja eluks ja Jumala kartuseks. Ma jagan seda selles kohas, kus inimesed on tulnud aukartuse ja igatsusega ja minu austusega minu ligiollu ja minu lähedusse, sest see on see koht, kus ma ennast ilmutan, selles kohas, kus inimesed tunnustavad seda, mis mina olen valmis pannud ja mis mina tahan teha ja mis mina oma sõnas olen rääkinud. Seepärast ole sina see, kes haarab kinni sellest ja hoiab oma südame aukartuses ja ootuses ja igatsuses ja sa saad nägema minu auhiilgust ja asjad, mis ma olen pannud lõpuaegadeks valmis, auhiilguse väljavalamise, tunnustähed ja imed, need asjad tulevadki esile. Seepärast hoia seda õiget südamehoiakut, hoia seda ja käi selles ja sa näed, kuidas iga sammuga, iga astumisega minu auhiilgus saab suurenema ja asjad, mis ma olen teinud nii vanas lepingus ja ka uues lepingus ja nüüd lõpuaegadel teen, mida ma tahan teha mitmekordselt rohkem ja suuremal määral, need saavad ka sündima. Sest mina tegutsen ja liigun õhkkonnas, kus mind igatsetakse ja mind soovitakse ja mind väärtuslikuks peetakse. Seal ma tervendan, seal ma toon vabaduse, seal ma annan ilmutust, seal ma annan oma sõnavabaduse ja see on see koht, kuhu sa oled kutsutud, aga selle koht on
auhiilguses, see koht on austuses ja Jumala kartuses ja selle läbi sa astud sinna ja saad nägema minu auhiilgust, minu ligiolu ja minu lähedust. Kiitus, isa. Ülistus sulle. Ülistus sulle. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa. Isa, me otsustame hoida seda austavat hoiakut, seda Jumala kartuse suhtumist oma südames, asjade suhtes, mis sina teed, asjade suhtes, mis sina räägid, ka inimeste suhtes, kelle sina oled pannud ametisse, kelle sa oled andnud volituse asju teha, kelle sa oled kutsunud erinevatesse kohtadesse, isa, me otsustame austada neid, et sina võiksid ka meid austada ja pidada väärtuslikuks asju, mis sina tahad meie elus teha. Isa, me igatseme, et tunnustähed ja imed võiksid meie seas tohutu suurel mahul toimuma hakata. Mitte ainult siin samas ruumis, vaid ka meie kaudu. Isa, asjad on valmis pandud sinu poolt. Sa oled igatsenud ja sa oled näidanud asju. Sa oled näidanud asju, mis sa tahad teha. Need mahud ja mõõtmed ei ole isegi tänasel päeval meie jaoks nagu aru saadavadki. Juba me loomulikult ei oska nähagi, kuidas need asjad võiks sündida. Aga isa, kui me sind austame, sa saad tegema asju väga suurel mõõdul. Ja äkitselt asjad toimuvad. Äkitselt asjad sünnivad, mis sa oled valmis pannud. Isa, las nad äkitselt sünnivad. Las nad äkitselt toimuvad.
südames kutsuda konkreetseid inimesi välja, ma olen kellelgi ei ole midagi selle vastu. Ma isegi täpselt ei tea, mis Jumal on nende jaoks valmis pandud. Aga ma usun, et Jumal tahab nagu teatud ülekandeid panna inimeste ellu. Ja vaata, vahel need ülekanded on just selle jaoks, et sul on teatud vaimulikku varustust vaja tulevasteks aegadeks. Amen. Teada, mis on Jumala plaan, kuidas teha Jumala plaani, kuidas teostada Jumala plaani asju. Halleluuja. Selle ajal, kui me siin enne ülistasime Jumalat, võid südamesse. Kas Joonatan, ma võiksin sinu eest paluda? Võib-olla kõik ei teagi, ta on minemas meil sügisest piiblikooli Ameerikasse. Need asju ajamas ja need asjad on praegu juba sellises faasis. Ja ma usun, et see on selle varustuse, kes saab kellegi meesterahva selja taha igaks juhuks. Varustusega ka, vaimuliku varustusega. Halleluuja. See on siis Nancy Dufresne'i teenistuses olev piiblikool Californias seal siis. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus siis. Isa, tänan sind vaimuliku varustuse eest ja taevase ülekande eest, mis iganes on vaja, et Jumalal sinu tahet teostada seal piiblikoolis ja kõik, Isa. Ma palun ka, et sinu plaan võiks kõik paika saada, kõik need detailid, mis iganes meil on kogu selle asjaga seotud, kogu organiseerimise, kogu korraldamisega, mis iganes. Ja Isa, las sinu taevane ülekanne, võimne taevast, las see kasvatada. Jeesu nimel, Isa. Jeesu nimel, Isa. Jeesu nimel. Varustus. Mitte on materiaalne, vaid ka vaimne varustusust. Jeesu nimel. Jeesu nimel, ma tänan sind. See saab kandur temasse praegu. Jõud, tugevus, kõik mis iganes vaja. Et teha seal ja saada osa sellest, mis sina on valmis pannud tema jaoks. Halleluuja. Kiitus Isa. Kiitus Isa. Halleluuja. Halleluuja. Kiitus Isa. Halleluuja. Teine inimene, kelle eest mu südames paluda, ma ei tea, see üldse otseselt sellega seotud. Aga lihtsalt ainult südames, kes Kerti ma võiksin sinu eest paluda. Halleluuja. Ma usun ka, et teatud vaimulik ülekanne Jumal tahab sinu ellu valada. Eks iganes seda vaja on, ma usun, et Jumala liigi töö jaoks kindlasti. Tänu su Isa selle eest, mis sa oled valmis pannud tema jaoks. Jeesu nimel Isa kasvata. Kasvata. Halleluuja. Halleluuja. Kas see virve tuleks ka? Halleluuja. Halleluuja. Kiitus Isa. Halleluuja. Taevane ülekanne. Halleluuja. Taevane ülekanne. Halleluuja. Kiitus Isa. Mallega siin tuleks ka. Halleluuja. Halleluuja. Jumala ligiolu on siia tulnud. See ei ole tingimata ainult väliste ilmingute põhjal. Halleluuja. Halleluuja. Tervendusvõidmise kasv. Halleluuja. Halleluuja. Tervendusvõidmise kasv. Halleluuja. 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 Kiitus Isa. Halleluuja. Kiitus Isa. Kiitus Isa. Sa võid tõsta veel oma koha peal, lihtsalt oma käed aamutada Jumala käest. Kiitus Isa, tänan sind. Tänu sulle, sa oled öelnud, et me saame uut rammu. Isa, tänan sind värskuse eest, mis on juba meisse istutud. Me saame ammutama veel sinu käest rohkesti. Kiitus Isa. Kiitus Isa. Ülistus sulle. Austus sulle. Kiitus Isa. Ülistus sulle. Austus sulle. Ülistus sulle. Halleluuja. Ülistus sulle. Halleluuja. Kiitus Isa. Tänu su Isa. Kiitus Isa. Halleluuja. Halleluuja. Mul oleks südames panna veel ka käsi nendele peale, kes meil siin praegu kohal on, kes on ülistusega seotud. Võrdle siis, kes ülistuses on laulmas või pilli mängimas. Et kes on enne korra käinud, võib tulla uuesti veel isegi ette. Alguses saab võib-olla lihtsalt kasutada teiste abi. Halleluuja. Tänu su Isa. Kiitus su Isa. Halleluuja. Halleluuja. Et üks värske võidmine tuleb ka meie ülistusgrupi inimeste üle. Halleluuja. Kõigi üle, kes kanes. Kas sa saate Ardo äkki tulla kappi, et Sander saab ette tulla juba siia. Halleluuja. Tänu su Isa. Võib-olla nõksu ette poole ka igaks juhuks, jah. Halleluuja. Tänu su Isa. Ma hakkan siit peale.
halleluuja. Veel kord Jeesuse nimel varustus ülistuseks. Halleluuja, varustus ülistuseks. Jeesuse nimel varustus, 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 varustus ja varustus, varustus. Need käed, mis mängivad pilli, varustus, taevane võidmine, et mängida esile taevaseid lugusid, taevaseid asju südamest tulevad esile ja mängid kätega välja Jeesuse nimel. Halleluuja, halleluuja, võidmine selleks kutseks, mis on just ülistusega. Laulud, las need tulevad esile, taevast laulud, mis saavad kopeeritud sinu südamesse ja tulevad esile. Jeesuse nimel, halleluuja, halleluuja, taevane varustus, Jeesuse nimel, halleluuja, 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 võidmine, kiitus su isa. Võidmine pilli mängimiseks, Jeesuse nimel, võidmine, taevane võidmine, Jeesuse nimel, halleluuja, Jeesuse nimel, halleluuja, halleluuja, tänu su isa. Siin vist pane otse kaamera, ma tean, Harrit ei ole vist siin, vist naisele ülistusklubist vist ei ole praegu vist, jah. Palume tema ees, võib-olla usume äkki ta on vaatamas või kas ei pärast vaatab, võtab vastusele. Halleluuja. Jeesuse nimel, saa mul ka. Jeesuse nimel, mõlemad, võtke vastu see võidmine, värske võidmine ülistuses teenida. Jeesuse nimel, halleluuja, tänu su isa, Jeesuse nimel, las see võidmine langeb nende üle, kas vaatavad otse ülekandes või hiljem, isa, nad saavad täielikult värske võidmisega, et teenida ülistuses, Jeesuse nimel, tänu su isa, las salmid kiituse viisid, kas nad voolavad Jeesuse nimel, tänu su isa, halleluuja, kiitus su isa, tänu su isa, ülistus su isa, halleluuja, ülistus nüüd sulle isa, tänu su isa selle kõige heast, mis sa oled meie jaoks valmis pannud tulevastel aegadel. Isa, et me võime ammutada ja näha sinu auhiilguse suurenemist. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Vaimuannid, need saavad juurde lisatud ja nad hakkavad avalduma nii tunnetuse sõna kui tarkuse sõna, vaimuannid, inimesed hakkavad ka terveks saama ja see kasv saab olema väga nähtav. Vaimuannide kasv, see saab olema nähtav. See sama, mis me oleme tunnistanud, et vaimuannid, püha vaim valatakse meie üle ja vaimuannid on meie kaudu ja meie seas tegutsemas. Amen. See tuleb esile. Haara selles usus kinni. Piibel ütleb, et taodelge vaimuande, julgemini taotle. Amen. Sa ei pea midagi esile kutsuma, aga Jumal on see, kes andab, sina pead taotlema igatsema. Kas või siin isiklikus elus või kus sa puutud ka inimestega kokku, Jumal võib anda sulle üleloomulikult. Kas tunnetuse sõna või tarkuse sõna või ka mingite muude vaimuandide kaudu tegutseda. Tervenes võib selle kaudu tulla, väga muud asjad võivad tulla, inimesed võivad lihtsalt selle kaudu ka näha Jumala reaalsust ja väga päästetud. Halleluuja, tänu su isa. Vaimuannide kasv julgelt, isegi Petpet, kes ei ole kunagi varem üldse vaimuandides liikunud, äkki sa tabad ära, see on ju see. Vahest see lihtsalt üks tunnistus, üks teadmine, mis su südames on. Sa ütled selle välja, et plaksti midagi toimub, midagi sünnib. Amen. Vahest mõned tervenemised on ka vaimuandide kaudu, vahest sa ütled usus asjad välja, usuanni kaudu. Ja sa ei ole su enda loomulik usk, kelle saaks valmis olnud, ja äkki sa ütled selle välja ja see kõmmi sünnib lihtsalt. Või see toimub. Halleluuja, 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 kiitus su isa.
isa, me oleme kogudusena külvanud erinevatesse kohtadesse, andes sinu riigi töösse. Isa, sina oled öelnud, et sina annad rohkesti. Sina oled vägev andma kõike arvamine rohkesti. Me alati ja igas olukorras kõike külluslikult ja küllaldaselt. Isa, ma tänan sind külluslikkuse ja küllaldasega eest. Ja me oleme rikkad iga hea teotarvist tänu sulle, isa. Et me kogudusena oleme rikkad ja iga üksikisikuna me oleme rikkad sinus, et teha sinu tahet. Rohkesti teid välja jagada. Isa, ma tänan sind jõukuse eest, väga arvestatavate sissetulekute kasvude eest, jõukuse eest, väga suurte summade eest, mis tuleb koguduse inimeste kätte. Suurte summade eest, et teha sinu tööd, anda teostada plaane, suured summad. Raha ei ole enam mingisugune küsimus. Ja Jumala tahe saab teostatud sellepärast. Raha puudumine ei takista Jumala tahte teostamist. Ja raha tuleb. Vahendid tulevad. Suurel määral, suurestes kogustes. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Halleluuja. Kiitus sulle. Kiitus sulle. Kiitus sulle. Ülistus sulle. Ülistus sulle. Halleluuja. Vaikselt võtta. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Päris vaikseks võtta. Halleluuja. Kiitus Jumalale. Ma lihtsalt tahan paar asja veel lõppu öelda, et me peame sageli sellistes aegades, kui me oleme koos või kui sa ka isegi üksinda oled Jumala ees, selles mõttes, et sina üksinda selles mõttes, Jumal on ka sinu õige, aga just, et sa jälgid oma südant. See vool võib olla täiesti erinevalt, aga sageli sul tuleb lihtsalt nagu öeldakse kuskilt usust peale hakata nagu. See samamoodi ka, kus me lihtsalt hakkasime, mul oli lihtsalt esimene informatsioon või õhutus hakata lihtsalt Jumalat tänama kõige eest, mis ta on teinud. Ja siis, kui öeldakse järjest, hakkasid asjad tulema erinevatel viisidel ja samas, et sa vastu seda lihtsalt seda julgust tuleb alluda, sellele alistuda ja hakata tegema asju, mida sa võib-olla pole isegi varem teinudki. Vahest mõni ütleb, et kuidas see psalmides ja kiituse viisides rääkimine, kuidas see hakkab tööle. Usus hakkab lihtsalt peale. Sageli sa lähed üksinda olles Jumala ette ja lihtsalt hakkad peale kuskilt kohast. Ja sageli sa lihtsalt õhutad ennast üles ja erinevatele viisidele sageli siis ka tulevad edasi vaimuannid, võib tulla võõrastest kõltest sõnum. Ma kindlasti tahaks, et selle saaks tekstina välja kirjutada, äkki keegi saab võtta selle isegi enda peale. Meil on ta salvestusena olemas ka seal praegu. Avalikult tuli ta ka välja selles mõttes YouTube'is. Et me saaksime, üks asi on ka oluline, et kui Jumal on mingi sõna rääkinud, et me sellele pöörame ka tähelepanu ja me seda väärtustamist, et see on üks element, mis on ka see Jumala austamine, sest et tema räägitud sõna, nii kirjutatud sõna kui ka prohvetlikult räägitud sõna tuleb esile, me peame neid asju oluliseks ja väärtuslikuks. Amen. Ja neid asju on selles mõttes võib tulla mitmeid, aga sellegi poolest me peame neid asju väärtuslikuks pidama. Amen. Kiitus Jumal. Nii et see on, ma usun, et sellised aegu, meil peab olema aeg-ajalt. Amen. Ja ma usun, et ma ei tea, kas me ei hakka mingit daatumeid panema, aga sarnast tüüpi koosoleku võib veel tulla. Kes näeb? Kiitus Jumal. Aga tänu Jumalale, täna me lõpetame. Ole siis õnnistatud, või sa oled õnnistatud ka, tänu Jumalale. Ja näeme jälle järgmistel koosolekutel.